Me oleme kõik mingi, okei, mina Kaisa on mega jõuluinimene. See on seerum, mis võtab kõik su korsud ära. Johansi kondi ja kõik teised. Häid jõule! Häid jõule! Okei. See vlog, see saab nii random alguse. Esiteks sellepärast, et ma ei ole kunagi vlogi alustanud telefoniga, sest et ma pean oma kaamera tooma agentuurist ära. Teiseks, ma olen olnud ärkvel kella 6 alates, aga ma võtan kaamera kätte, või nii-öelda kaamera kätte kell 11:20 hommikul. Mida? Igal juhul tere tulemast tagasi järjekordsesse jõuluvlogi. Mina hetkel olen Viru Keskuse parklas, sest et meil on täna tüdrukutega ehk siis Maarit ja Kaisaga jõuluistumine ja mul on puudu mõlema kingitusest üks asi ja ma arvan, et Viru Keskus on kõige suurema tõenäosusega see koht, kust ma võin need asjad leida, ehk siis kingitustest on puudu ja nad peaksid minu juurde tulema kell 12, sest et Maaritil on täna aega ainult päeval, et see istumine teha, sest et meil kõigil on nii pisid graafikud, et me lihtsalt ei leidnud ühist õhtut, millel jõuluistumist teha, nii et me mõtlesime, et teeme lihtsalt ühe terve päeva. Ja ma lähengi kiiresti, käin siit läbi, ma tean umbes, kus ma võiks need väiksed asjad saada. Ja siis ma pean minema toidupoest läbi, et osta siis need asjad, mis mina ütlesin, et mina toon. Ja ma tegelikult tahaks mingit toredat ühist tegevust ka meile mõelda. Nii et ma tahan, nagu alguses me Kaisaga mõtlesime, et äkki mingi teeksime ise jõuluornamendi kuuse peale, näiteks ma ei tea, nagu saame värvida ise jõuluornamendi peale, et see tundus nagu tore mõte, siuke tore ühistegevus, mida teha samal ajal, kui näiteks toit valmib. Nii et äkki Virus on midagi sellist ka ja ma saan meile haarata selle kaasa. Igal juhul mul on aega umbes 15 minutit, et see kõik ära teha ja siis sõita kiiresti toidupoodi ja siis koju minna, leida esiteks või võtta vahepeal oma kaamera kaasa, panna need akud laadima ja siis kogu selle päevaga edasi minna. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Okei, kuulge, tõmbame korra Villa juttu ära vist. Me oleme kodus tagasi ja me jõudsime kõik nii ühel ajal. Esiteks mina võtsin Maariti peale Kristiinest, sest kõik on last minute. Kaisa tuli 2 minutit hiljem. Ja ma imestan, me oleme kõik mingi, okei, mina Kaisa on mega jõuluinimesed, sa oled ka ju. Kuidas me nii hilja üldse nii viimase hetke peale jätame siuksed asjad? Mis asjad? Õiged ju mingid kingi ostmised, okei, sinul olid olemas. No kingid oli mul olemas, mul oli vaja pakkida. Ei, mul ei olnud. Mina täna pakkisin. Mina täna ostsin viimased asjad ja siis ma mõtlesin, et mida pekki. Tavaliselt ma valmistun novembris, mis see aasta toimub, ma ei tea. See aasta oli kiire kõik. No kiire on olnud jah, väga kiire. Kui te tahate muide minu POV-d sellest päevast näha, siis minu kanalil. Ja kui tahate minu oma näha, siis mais, okei? Jah, täpselt, Kaisa kanalil on tema point of view, minu kanalil järgmine point of view ja siis Maarit oma hilineb, aga see tuleb. See tuleb kindlasti. Ega tulevate jah. Aga tegelikult korra, teada, ma käisin Raplas. See kõlas mõnelikult esinemas ja mingi tädi tuli, ütles, ma vaatasin teie seda Seepolaki videot, aitäh, et te seda tegite. Nii et ma mõtlesin, ma jagan teile edasi, et inimesed väga tänulikud, et me tegime seda. See on väga triggering endiselt ja ma ei tea, millal ma uuesti suudaks sukest asja teha, aga mulle väga meeldis see, et me saime nõu anda. Jah, see oli triggering jah. Okei, igal juhul me lähme tegelikult söögi tegemise juurde või noh, siis paneme liha ahju ja joome glögi, ilmselt paneme üksinda kodus taustaks ja catch up'ime. Ma peaks tegelikult kinke ka pakkima, sest ma kõik pakkimata. Igal juhul, jah, me paneme kanahju ja siis me saame jälle edasi chillida. Vlog on seal, vlog on tegelikult ka seal ja siis on siin ka. Tüdrukud. See seep. Ongi, teeb imesid või? See seep.
teeb imesid või? ma lugesin eile, et oota, enne selleks, et te üldse teaks, mis siin toimub, ma kinkisin Maaritile rutipelli ja Aleppo seebi, sest et kõik kiidavad seda, kõik, kellel on akne, kõik kiidavad. Ja siis ma mõtlesin, et kuna Maarit on, eks ju, otsinud siin mingit muud lahendust mingitele tugevamatele ravimitele, et see oleks nagu mingi alternatiiv. Siis ma mõtlesin, et enne kui ta läheb nüüd tugevate ravimite peale, võiks proovida nagu mingi naturaalse lahenduse. Kaira, tule räägi nüüd siis siin, et kõik kuulevad. Nii, ühesõnaga. Proovisin mina siis paar korda, ma olin nagu see pikk, eks ju. Siis ma lugesin netist, et kõige kiirem tulemus on niimoodi, et sa teed mitu tükki päevast maski. Jah, tund aega peal, pesed maha, paned uue kihi. Ja siis ma eile õhtul mul oli aega, tegin 3 korda. Ja hommikul ärkasin ja ma olin nagu hold up! Kas te näete praegu, et ja sul on põletikku üldse ei ole. Et tegelikult mul andsid nagu hõrnad laigud meigi alt pole näha, aga nagu ma läksin välja. Nii. What the fuck? Nice. Ma olen nii palju head kuulnud. Ja kui ma nüüd niimoodi järjepidevalt mõtle. Nii tore. Jaa. We are very happy. Ja. Nii et läks õigesse kohta. Ja. Väga hea. Super. Absoluutselt. Cheers, bitches. Cheers. Häid jõule. Häid jõule. Christmas. Ei too kohver. Me siis jagame stationiteks, jah? Okei. Ma arvan, et me teeme niimoodi. Esiteks ma võtan browni retsepti, ma oletan, et seal on šokolaadi olemas, ma panen selle Maariti peale. Ja heatproof bones setiti nagu white pot. Okei, selles mõttes mul ei ole, eks ju, mingi klaasanumat, mida saaks panna poti peale. Jah, ma võin lihtsalt poti sees. Jah, täpselt lihtsalt madala. Või ka? Ei, ainult šokolaad. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night. It's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Juno, kas sa tahad ka snäkki? Eelmine aasta oli üldse ju see liha tegemine oli mingisugune. Ja. Poti sees ma läheb võtta. Tule siia. Olid ajad. Tule siia. Tule. Luna siis hakkab oma neid snäkke lunastama ja otsima, me alati teeme talle neid nii-öelda mõttemänge. Luna, tule otsi, tule, otsi, otsi, otsi. Tubli tüdruk, otsi veel. Otsi. Oled küll, õige koht on. Otsi. Sa leidsid üles küll, tubli tüdruk. Otsi. neid asju saada, aga Kaisale mul tuli tegelikult juba varem idee ja ma räägin teile kohe, miks see idee tuli, aga igal juhul näitan kiiresti üle või näitan teile kiiresti, mis ma siis neile võtsin. Kaisal oli nimekirjas siis, et ta tahaks värvilisi salle ja mangos oli hästi tore valik, seal oli lilla, seal oli oranž ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et mis mütsid tal on. Ma tean, et lilla oleks kindlasti olnud parem valik, aga tal on oranž neonmüts ja siis ma mõtlesingi, et äkki see oranž sall läheks sellega kõige nagu rohkem kokku, et tal oleks päriselt seda nagu millegagi kanda, nii et mangos siis selline ülisuur paks sall. Ja Maaritile ma võtsin siis Joiki küünla ja see on vaarika lõhnal, see on vaarika sorbett minu arust. Ja tere Luna, tule. Hästi raske on tavaliselt küünla lõhnast võtest, minu arust kõigil on hästi erinev maitse, mulle meeldib siuke magus lõhn, aga ma mõtlesin, et see võib olla siuke päris universaalne, nii et
teil siis oli nimekirjas kollagen ka ja siis ma mõtlesin, ma võtan talle kollageni kummikarud, sest et isiklikult minule, ma vihkan selle maitset, ma tõesti vihkan selle maitset ja ma tunnen seda igal pool, kui see on lisatud. Aga tavaliselt karudena sa ei tunne seda, nii et kummikarud tundusid siuke nagu hea option. Pluss minu arust siin on hyaluronhape ja hyaluronhape, nii et see on tema nahale kõigele väga hea. Ja jätkame skincare'is Kaisale. Ma võtsin siis, oh my god, see seerum on nii haibitud. See on reaalselt TikTokis viraalne. See on siis Lancome'i Advanced Genifique seerum. Ja see on reaalselt üks kallimaid seerumid, mida ma tean. See tavasuuruses pudel on 120 eurot. 120 eurot. Nii et ma mõtlesin, ma võtan siis selle keskmise pudeli, et ta saab ära katsetada, sest et ma pean selle ukse kinni panema, muidu nad kuulavad reaalselt. Igal juhul. Jah, kuna Kaisa kohe on öelnud, et ta tahaks otsaisiste mikrokortsukistega tegeleda, siis see on nii haibitud TikTokis, et see päriselt aitab kortsukesi eemaldada. Nüüd ma võtsin talle selle. Mustareede ajal oli ülihea hinnaga see. Mõttes. Ja siis Maaritele läheb veel juurde Honey Jumi Up. See oli ka tal nimekirjas, nii et Maaritele ma võtsin kõik nimekirjast, aga Kaisal lihtsalt tuli see idee juba mul varem ja Sall oli tal nimekirjas. Sa oled reaalselt nii palju kollageeni see aasta saanud, et... Mul oli kaasas, kui ma pean seda enne sööki võtma. Pekki. Oi, seda jätkub mul nüüd aastateks. Okei, ma sain ju Maria käest ka. Ja no küll, aga mul on ikka küll avarusid ei kujuta. Mis lehmaga see on? See on... Ma ei saa ka... vaarika sorbeed. Nagu veits spaalõhnaline. Magus, aga mitte nagu läägel. Aitäh, jõuluvana! Ma mõtlesin, et ma mingi pool tundi javasin sellega ja nüüd on 2 sekundit. See on kinni seal. Jah. Kopustud töö ja vahe. Kondoomid! See on seerum, mis võtab kõik su kortsud ära. Oi. See on vairal. Wow. Milline fancy lady ma nüüd saan olla? Pushi. Pushi bitch. Saad nüüd vaadata, kas sa haipisid niisama üles seda? Vaatame. Ja sallike. Väga hea. Sallid, I like. See on hea suur. Oi, väga kena. Väga ilus. I'm very happy. Thank you, Santa. Palun. Ma sõitin ennast hetkel valmis, et minna agentuuri ja meil on täna agentuuris siis ka jõulupidu ja ma mõtlesin, et miks mitte need kõik jõulupeod pannagi ühte vlogi ja teha üks eriti jõulune jõuluvlog teie jaoks ja ma tegelikult võtan Preili Luuna ka kaasa. Ta veel ei tea, et ta tuleb kaasa, aga ta on tavaliselt väga excited, et minna agentuuri ja ma tegelikult pean minema uuesti Virru. Sest et meil on siis agentuuris kokku lepitud ka Secret Santa, ehk siis me tõmbasime nimedeks ju loosiga ja kõik teeme üksteisele kingid, aga ma esiteks ei saa teile öelda, mis ma plaanin kinkida, teiseks, kellel ma seda teen, sest me lubasime, me andsime vande, et me ei avalda seda mitte kunagi, nii et mitte kunagi ei saa nagu keegi meist teada, kes meil kingi tegi, mis on ülitore minu arust tekitab selle tunde, et ei ole nagu otseselt mingeid ootuseid, nii et sa saad päriselt nagu mõelda, mis sellele inimesele võiks meeldida ja üldjuhul ma arvan ikka, et kõik me oleme ülitänulikud kõige eest, mis meile antakse ja mis me saame ja igatpidi
selle tiimi eest, kes meil seal on. Nii et mul on väga hea idee olemas selles mõttes ja ma Tanniga arutasin läbi ka, siis ta andis mulle veel paar head ideed, kuidas seda presenteerida. Nii et ma lähen käin Virust läbi, võtan kingituse ära ja siis ma lähen agentuuri ja jah, ma võtan teid sinna kaasa. Jah. Nii et vaatame, mis see tänane päev meile toob. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me. Kell on saanud 15.30 ja meil ainult siuke tunnikene aega, et kodust läbi tulla, vahetada riided, panna ennast õhtuks valmis, sest et me päeval tahtsimegi teha sellise tiimi pigem istumise, hommikusöök, teeme vision board'e uueks aastaks ja nüüd õhtul me teeme siis nii-öelda tiimi õhtusöögi ja jõuluõhtusöögi. Ja nagu ma aru sain, siis teil on meile ka mingi väike üllatus või koolitus, nii et jah, ma pean olema agentuuris tagasi 35 minuti pärast. Nii et mul on 20 minutit aega, et ennast korda praegu seada, vähemalt üks asi on mul tehtud. Ma sain outfiti valitud, see on täpselt seesama outfit, millega ma käisin Lindeksi üritusel kusjuures. Ma ei tea, kas te saate aru, pärast panen selga, näitan ka teile, aga siuke suka materjalist on need püksid ja ma ostsin tegelikult just hiljuti ühed väga jõulused kontsakiinad ka, nii ma arvan, et ma panengi täpselt üks ühele sellesama outfiti, panen siia musta pintsaku peale ja mul pole mitte mingit probleemi outfiti korrata ja mulle väga meeldis Seenja ka ütles selle üritusele, et millegipärast on endiselt ühiskonnas niisugune arvamus, et kui sa ostad endale outfiti või sa ostad kleidi, siis sa kannad seda ühel üritusele, siis seda ei ole okei on teistel üritustel kanda. Minul see mindset on juba ammu läinud ja ma kordan outfit väga tihti, sest et ma ei kavatse igaks ürituseks osta endale uut outfiti, eks ole. Ma lähen tegelen äkki juustega juba ära, seni kuni mu skincare praegu imab ennast sisse. See tundub tegelikult hea mõttest, ma tavaliselt teen alati meigi enne ja siis juuksed, aga äkki ma praegu kasutangi seda aega võimalikult targalt ja maksimaalselt ära ja ma lähen teen oma juuksed enne ära. Yes. Aga üks samm vähemalt tehtud. Me oleme jõudnud, mina jõudsin lõpuks Vanalinna, jäin natuke hiljaks, kui see luud on mitte midagi. Johančik on siin ja kõik teised. Ups. Ja ma mainisin teile üks üllatust. Üllatus on see, et me tulime Vanalinnas, ma isegi tegelikult see kohta öeldakse, aga parfüümibutiik. Ja meile tehakse siis koolitus, kuidas endale õigeid parfüüme valida ja ilmselt siis äkki saame midagi kaasa ka. Igal juhul tootab tulla väga põnev õhtu ja nagu ma aru sain, siis peale seda me lähme restorani, nii et väga. Tegime korjasime neid roosilehti, lugesime mingi loitsu tüdrukutega, seda nii pudelisse, spritsisime nagu mingi suvilas viimsi, jõule ja jõulule. Kellegi vend, kui pritsis üle padjale. Piparkook ja plögi kokku. Ta armub sinusse. Aga ei toiminud ka. Väga pane. Minu üles. Aga nagu alguses ei, aga tegelikult nagu on siuke kuskil toas, mulle meeldiks seda. Shigets. Ma ei ole kingitsi võtta nüüd või? Jah. Lägi ju käib selle kõige juurde. Tain, ole teda tegevuses. Ma pakin ta kingi esimesena. Ei, Luna, ära nüüd vaata. Mine tegutse. Tüüp lihtsalt istub siin nagu. Näita, mis tõid mulle. Luna saab väga hästi aru, mis siin praegu toimub. Ta saab väga hästi aru, mida ma teen. Ja ta rikkub enda jaoks üllatus ära homseks. Täna on 23. detsember ja tunni poole pärast on tegelikult jõulud käes. Kuidas see aeg nii kiiresti läks? Ebareaalne ja ma mõtlesin, et enne kui me selle vlogi kokku tõmbame ja te lähete oma ilmselt jõuluistumistele või siis tähistate lihtsalt kodus, näiteks kahekesi kellelgi või üksinda
pühi, siis mul on nii palju muljeid, mida jagada just sealt parfüümikoolituselt või parfüümikoolituselt ja üleüldiselt väiksed siuksed jõulumõtted. Nii ma mõtlesin, et teate mis, pakime esiteks koos kingitused ära, sest ma kinda pean siin multitaskima, et seda kõike jõuda ilusti teha, et ma jõuaks pakkida, rääkida, videot teha. Me peame multitaskima, eks ju. Igal juhul lõhnaõli koolitus, uurisin, kas see on siis siuke tavapärane mingi üritusasi, mida sa saad näiteks sõbrannadega teha, sest et see tundub nii äge asi, mida teha just sünnipäeval, et lähetegi sõbrannadega sinna väiksesse butiiki, sulle räägitakse igasugustest lõhnaõlidest, toorainetest ja siis pärast seda nii-öelda on sul võimalus siis endal ka täpselt õige lõhnaõli valida ja mis on ülihuvitav minu jaoks, mida mina ei teadnud, on see, et see naisterahvas siis, kes seda butiiki vist ilmselt siis omab või kes seda äri alustas, ta suudab öelda pildi järgi ja sünniaasta järgi lõhna, mis sobib sellele inimesele. Ta valis mulle välja lõhna, mis oli väga teistsugune, ma ütleks, mida ma võib-olla ise ei oleks valinud, aga mulle väga meeldis see. Ja ma ise tegelikult läksin koju. Mine ära, Luna, sa rikud ära üllatuse. Kes, mine. Aitäh. Oi, see on soe. Iga aastane viga. Luna. Igal juhul võtame selle lõhnateema sellega kokku. Väga äge kogemus. Käisin just oma emal ka kusjuures sealt jõulukinki ostmas, sest mul ei olnud see aasta üldse ideed, mida oma emale kinkida. Ja ma vahepeal mõtlesin, et äkki ma kingiks talle mingi spa paketi, et nagu lähme koos spaasse ja panen sinna mingid hoolitsused juurde, see oleks ka väga tore. Ja mul on veits see mõte, et äkki ma homme hüppan kuskilt spaast, meil on elamusspa lihtsalt nii lähedal. Et ma hüppan sealt läbi ja äkki panen midagi juurde, aga ma võtsin siis talle lõhnaõli, mis peaks sobima täpselt tema sünniaastaga. Talle otsa vaadates siis nii-öelda see peaks olema tema lõhn ja miks ma arvan, et see tõesti on tema lõhn, sest et kui see naine kirjeldas minu ema, ilma et ta teaks, kes mu ema on, vaid pildi järgi, sünniaasta järgi, tähtkuju järgi, mu ema on siis sündinud kukeaastal, siis ta pani kõik need omadussõnad, mis ta ütles, täppi, need kõik käisid mu ema kohta, nii ma arvan küll, et see lõhn võib mu emale meeldida ja üllataval kombel, ma arvan, ta ise ei oleks seda mitte kunagi endale valinud. See paber lihtsalt on ka lõhnastatud üleni selle sama lõhnaõliga. Ja see lõhnab imeliselt. Lähme järgmise juurde, mis me võtame siis? See aasta muidugi nii palju suuri kingitusi. Talli vanematel läheb kohvimasin. Mu ema kinkis mu vennale mingi suure grilli. Ma peangi selle siia toomast, ma pean selle ära pakkima. Nii palju suuri kingitusi. Ma väga loodan, et mul jätkub paberit. Mu mõte kadus ära. Aga ilmselt see oli seotud sellega, et ma loodan, et teil on väga head pühad. Ma loodan, et te saate olla kõigi nende inimestega koos, kellega te koos tahate olla. Ja te leiate nendele inimestele ka aega, sest et ma olen vist varem puudutanud seda hustle kultuuri teemat. Ja ma tunnen, kuidas ma ise olen ka veits seal sees endiselt, kuigi see on paremaks läinud. Aga jõulud on küll see üks aeg, kus peaks leidma aega kõigile inimestele, kes on sinu jaoks olulised. Ja ma tean, et paljud ütlevad ja ka Taine on seda öelnud, et see on nii kommertspüha ja ainult kingid. Tegelikult ei ole ainult kingid. Minu arust on täiesti okei, kui jõulud tulevad ilma kinkideta. Peaasi, et te olete lihtsalt koos. Ja mina isiklikult võtsin terve nädala see aasta vabaks, et ma saaksin nii-öelda teha kõiki jõululisi asju, saada kokku inimestega, keda ma võib-olla pole pikalt näinud ja minu arust see on pigem nagu see jõulude tähtis osa, leida aega inimestele. Nii et jah. Ma tean, et kui see video üles läheb, siis tegelikult on ametlikult jõulud vist poole peal, sest et ma eeldan, et see video läheb üles 25. Nii et kui see läheb 25. üles, siis väga põnev oleks teada, kuidas teie jõulud möödusid ja mis te tegite, sest ma tean kõik
tähistavad jõule väga erinevalt. Ja igal juhul nautige jõuluaega ja meie näeme juba järgmises videos. Bye! When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each